Tahtsin öelda, et mul on igas toas ka see isikukurtus. Need on minu vanaema ja vanaisa isamoodi. See on minu isa siin pilli peal. See on minuga tundabikaasa. No võib öelda, et ma olen põline tallinlane. Olen sündinud Tallinnas, Sakala tänava sünnitusmajas ja elasin ka Sakala tänaval. Ja ema on mul olnud eluaegne meditsiinitöötaja, operatsiooniõena. Isa oli metalliinimene Treial. Nii et jah, põhiliselt ta oligi Treial, aga hiljem, kui tal tervis viletsaks jäi, siis ta nagu pandi mingiks tsehi juhatajaks või niimoodi. Aga metallitööd ma isa kõrvalt olen ühesõnaga juba maast madalast näinud, sest isa oli kirglik kalamees, tegi lante ise. Siis te kõik landid koju ja näitas sulle see kõike näitas? Ei, ta tegi neid kodus. Ta tegi neid kodus, nii et ma nägin, kuidas ta neid tegi. Küll pisikesi sikuti lante kui suuremaid lante, nii et ma olen isaga koos isegi kalal käinud ja spinningut visanud ja nii et isegi talvel jääaugust sikutamas käinud. Hiljem, kui ma juba õppisin seda ala, siis mul oli tuline kahju, et isat ei ole, sest isa oleks võimeline olnud tegema kõiksugu tööriistu, mida siis tol ajal polnud kuskilt saada, eks ole. Me ju muretsesime tööriistu kellegi meistrimehe käest, kes oli nõus midagi tegema, kas või sõrmuse koonuseid või mida iganes, eks ole. Ja kui mul isa oleks elanud, siis ma usun, et mul oleks kõik tööriistad olnud olemas, mis ma oleks tahtnud, sest ta oli tõesti kuldsete kätega. Kas sa siis joonistasid lapsena tema kõrval või kus sinuni see väikene kunstipisik võis tulla? Joonistada olen ma eluaeg armastanud ja koolis võtsin osa kõikidest igasugustest joonistusvõistlustest ja sain isegi auhindu ja nii et see kirg oli mul lapsest peale. Aga kus see tuli? Eks isa oskas mul ka joonistada, isa ka poisiksest peast oli ikka joonistanud, ema ilmselt mitte. Ja ma mäletan, mingi aeg oli meil lastel ju see paberist tukkude tegemise aeg. Neid nukke ma treisin ikka meeletult ja nendele riideid. Ja siis meie majas elas üks keraamik. Tähendab, ta siis veel alles õppis kunstiinstituudis ja küll ma painasin teda, et joonista mul ja mul oli ilus nukk ja mõne ta mulle tegi. Ja siis ma mäletan, kuidas ma painasin oma ema, et joonista mul üks nukk ja ema ütles vastu, et ma ei oska joonistada. Lõpuks ta mul ühe nuku joonistas ja siis lõpuks ma mõtlesin, et see on maailma ilusam nukk. Ega ma ei teadvustanud endale mingisugust niisugust asja, et minust võiks mingisugune ehtekunstnik saada. See tuli alles tõesti peale keskkooli lõppu. Aga esimese ehte ma tegin õunaseemnetest. Ajasin nööri otsa kuivatatud õunaseemned. Väga kontseptuaalne. Ja oli ju mingid tehed ju vaja, mingid väiksed plastmassprossid mul olid. Ma mäletan üks pross, mis mul on kadunud ja mul on nii kahju, et üks väike päkapikk kummardus kärbseseene kohale. See oli nüüd väike plastmasspross ja seda ma kandsin kogu aeg ja see on mul mingil hetkel kadunud. Mul on nii kahju, et ta mul alles ei ole. Sa sündisid Sakala tänaval ja käisid seal piirkonnas siis koolis kuni keskkooli lõpuni ka, jah? Reaalkoolis käisin, see oli seal lähedal ju hästi. Ja natuke üle tee ja sul on alati olnud ka tugev matemaatika ja sellised reaalained. Ära räägi. Matemaatika oli mul, kui ma ütleks, tugev 3. Tegelikult meil olid, ma ei tea, nüüd ju ei ole enam seda süsteemi, siis olid ju klassides nagu mingid erialad. Meie klassis oli näiteks tüdrukutel õmblemine, poistel oli autojuhtimine.
ja kui sa lõpetasid kooli, poisid said autojuhi kursus või autojuhi load, eks ole, ja meil saime õmbluskategooriad, nii et mul tegelikult on õmbluses 3. kategooria, kui mitte teine. Ma pean järgi vaatama, mul on see kategooria tunnistus isegi kuskil olemas. Nii et kui kriis näpistab, paneme kohe õmblema. Ja siis ma olin jumala kindel, et ma lähen õppima õmblustehnoloogiat, ütleme kergetööstustehnikumi. Sest see tuli mul hästi välja ja ma õmblesin selga endale ja sõbrannadele ja nii, et kogu aeg midagi tegin. Aga siis oli mul üks kunstnikust, graafikust sõbranna, Õnne Eelma, kellega meil oli küll 20 aastat vahet, aga me väga hästi klappisime ja tema hakkas peale ajama. Tema andis joonistustunde kunstiinstituudis ja ma hakkasin tema välitundides nagu joonistamas käima, maalimas Toompeal ja niimoodi ja tema hakkas mulle peale ajama, et mine kunstiinstituuti ja tema peale käimisel ma alguses mõtlesin, et ma läheks nagu graafikasse, aga ma mõtlen praegu, et jumal tänatud, et ma sinna lähen, sest mu joonistusoskus ei ole nii hea, kui peaks olema graafikul. Ja tema tegelikult ütles, et mine metalli, et nad teenivad hästi. No ja siis proovisingi metalli, nii et... Said kohe sisse? Ei saanud, 2. aastal alles. Nii et sul jäi aasta vahele, käisid vahepeal õmblema? Peale keskkooli ka tänu Õnnele läksin ma tööle Eesti Kunstifondi. Aha. Seal oli vaja just parajasti niisugust tütarlast, kes siis tegutses ühesõnaga nii-öelda sekretärina, kui olid mingid näitused tulevad, siis kunstnikud pidid oma tööd tooma, mina siis olin need, kes need tööd siis vastu võttis ja registreeris ja pärast näituse lõppu siis jagasin ka kunstnikele laiali, eks ole jälle. Ja ametinimetus oli muidugi väga uhke mul, näituste inspektor. Oho. Ja seal ma siis töötasin 2 aastat enne, kui ma Instasse sisse sain. Esimene aasta ma ju kukkusin kolinal läbi eesti keeles. Eesti kirjandus. Kas praegu on ka Eesti kirjandus eksamitel või? Ikka Eesti keel on olnud. Ja. Seepärast, et see kohustuslik kirjandus mul koolis oli nii nagu ta oli, eks ole. Ja kukkusin kolinal läbi kohe selle mingisugused punktid või küsimused olid sõjast ja rahust, mida ma absoluutselt ei saanud teha. Ja siis enne järgmist aastat ma siis elasin nädal aega oma tädi juures, kes oli eesti keele õpetaja. Ja ta tegi mulle selle nädal ajaga kõik selgeks kogu keskkooli kohustusliku kirjanduse. Üksipulgi jutustas kõik ühesõnaga vabas vormis nagu ära. Ja ma läksin eksamile ja te kujutage ette, ma tõmbasin sama pileti, mis eelmine aasta ja sain 5, sest tädi oli eriti surunud sellele piletile. Ja ma tõmbasin sama pileti. Ülikooli ajal, eks meie olid seal mitmed õppejõud erinevatel kursustel ja erinevatel ülesannete peal. Aga diplomijuhendaja oli mul Liilan Linnaks. Õigemini Liilan Linnaks ise valis mind. Mina ei hakanudki või tähendab, ei olnudki midagi, mul ei olnud mõttes kedagi praegu veel valida, kui Liilan Linnaks ise teatas, et tema hakkab minu diplomi juhendajaks ja ma tean küll miks, sellepärast, et ma olin väga kohusetundlik ja mul oli diplomitöö valmis 1. maiks, kuna tähendab 1. maiks, aga kaitsmine oli alles juunis. Aha. Nii et tal ei olnud minuga mitte mingit muret. Ta teadis, et ma teen ära, sest mõned olid seal, keda pidi kogu aeg seal ju vedama, eks ole, ja mõni jäi ikka väga viimasele minutile, isegi magas öösel kateedrisse, vast et ei jõudki koju, eks ole, sest töö oli vaja valmis teha. Nii et selles mõttes Liilan ise valis mind, mina ei valinud teda. Aga mis sa tegid diplomitööks? Ehteid ikka. Aga millised? Ise lihvisin kivid Leningradis, käisin enne diplomitööd, veel 2 aastat neid lihvimas, sebast, et meil see kivide lihvimise praktika oli Issand, huvitav. enne 4. kursust sügisel
oli niisugune asi nagu kivide lihvimise praktika seal. Aga teised- Käisime Viikas ja käisime iga päev seal tehases kive lihvimas. Aga mis kive teile anti? No põhiliselt me otsisime neid jäätmekastidest neid tükke, mis oli sinna lõigatud ja minema visatud ja sealt sai imelisi tükke, mis ei läinud seal tehases, ütleme, kosti alla, eks ole. Ja poolvääriskivid, ahhaadid, jaspised, kaltsetonid, mida iganes ühesõnaga. Verekivi, eks ole, hematiit ja veel osa kive me ostsime tööliste käest Õlmalt, kes olid siis omale nii-öelda Õlma alla pannud paremaid, ilusamaid tükke, mida nad oskasid nagu ära näha, eks ole. Obsidiaanid, ühesõnaga, mida iganes, mul on neid alles veel terve karbi täis. Nii põnev. Ja siis ise me siis seal tegime ja lihvisime ja eks see oli muidugi nüüd võrdlemisi niisugune ropp töö, märg ja kole, eks ole. Vesi lendas igal pool ja nende käiade peal sa pidid neid siis seal lihvima ja pärast siis veel poleerima ka ja kuju vaatama, mis sa sealt kätte saad. Mõnes mõttes oli huvitav. Ja siis ma käisin veel järgmise kursusega koos veel tegema spetsiaalselt selle diplomitöö jaoks nagu. Eks mulle meeldis teha ju seda praktilist tööd. Anti mingisugune ülesanne, kas mingi kohvikann või mingi ehe või asi. Tegite kohvikanne? Jaa, mul on isegi kohvikann olemas, aga see on maal praegu. Trugisite siis või? Trugimise tükid ikka trugiti või osad ikka trugiti meil valmis meistri poolt, eks ole. Aga sa pidid selle kavandi esitama, eks ole. Ja ise pidid kokku ta panema ja nii palju. Muidugi meistrid aitasid, keda rohkem, keda vähem. Mõni, kes oli võrdlemisi saamatum tehnoloogias, seal ikka tegi meister asja praktiliselt valmis. Aga kes ikka vähegi suutis. Siis me kohrutasime, mäletan esimesel kursusel, me kohrutasime väikese vormi. Käsitsi ja pärast, panime siis ta kokku, oleneb, kuidas keegi teda nägi. Nii et igal kursusel oli oma niisugune ülesanne, siis oli meil email seinaplaat Linnaksi juhendamisel. See on mul ka praegu kuskil maal seina peal. Ma mäletan, ma tegin karja neid kaelkirjakuid, grupp kaelkirjakuid, kõikidel pead püsti kuskil. Ja ühesõnaga, juba see, mis ma mõtlesin, et meil oli kateeder kogu aeg lahti, ööd läbi lahti, sa võisid seal ööd läbi tööd teha ja tollel ajal me tegime ju väikest tellimustöid, eks ole. Kas see keelatud ei olnud? Absoluutselt. See oli isegi soositud. Meie kateedi juhataja oli siis Arseni Mölder. Tema ütles kohe, kes ühesõnaga seda kõrvalt erialast tööd ei tee, see ei õpi ka mitte midagi. See, mis me pidime, eks ole, õpingute raames tegema, see oli ju väga väikene osa, eks ole. Põhiliselt õpetas sind tehnoloogiliselt see, et sa võtsid omale mingeid tellimustöid ja tegid need valmis. See õpetas sind tehnikas ühesõnaga tegema. Ja me võisime ööd läbi seal tööd teha ja ütlen ausalt, et mina kogu aeg midagi tegin, nii et ma ikka väga palju tegin seal seda nii-öelda oma tööd. Aga paljud lihtsalt päev sai otsa, panid hõlmad vöö vahele ja läksid koju ja ei teinudki mingisugust niisugust kõrvalt tööd, siis selle võrra nagu õppis ka vähem. Nii et. Aga mis sul lemmikmaterjalid olid? Või on läbi aegade? Ikka hõbe on ju nii hea teha, ta on meeldivalt pehme ja muu materjal on ikka selle hõbeda kõrval ikka teistsuguse käitumisega, nii et. Aga kuld? Kulda ma olen teinud, aga ikka vähe. Esiteks kuld on kallis, nagu ise tead, et teda niimoodi osta ja oodata, millal sa tema pealt nagu kasumit lõikad, on ikka väga riskantne. Aga email ja kivimid on ju alati olnud ka sinu tööosad? Jah, neid ma olen armastanud ja emaili ma olen õppinud armastama nüüd
viimases, noh, ütleme, viimased 10 aastat eriti. Lõputööks sa tegid ehteseeria. Nii. Millised ehted need olid seal siis? No kividega õbedas tehted. No, milliseid ma ei oskagi seletada. Tähendab jah, seal oli ikka selles mõttes tehnika nimetus oli juures, mis ma siis nagu välja mõtlesin, niisugune punutustehnika. Punusin. Noh, ütleme väikesi neid hõbe linte, noh nagu punutakse, ütleme, mida iganes, nööri või mingit paela. Tõmbasin peene traadi ja siis punusin omavahel ja no, küllaltki õhukeselt ja peenelt, eks ole, et ta andis ikka punuda, et mitte ta väga jäike jäänud. Ja siis olid mul nendel prossidel oli siis, kus ja kuidas mingisugune osa, siis oli see punutis, eks ole, ja sinna juurde siis oli mingi kivi või mingi muud detailid, nii et jah, see tehnika mul jah, oli nagu punumistehnika, mille peale siis see oli nagu rajatud see diplomitöö teema. Mis siis edasi sai? Noh, ma juba 3. kursuse lõpus suvel abiellusin, siis sõnaga varsti sündisid lapsed. Aastaid olin ma vabakutseline. Laste kõrval jõudsid teha tööd? Noh, jah, ikka midagi jõudis, kui keegi lapsi hoidis, minu ema või mees. Ja siis sul oli kodus laud püsti? Jaa, isegi siin samas köögis. Jah, oli akna all kirjutuslauas tehtud laud. Nii et mingi aeg ma tegin jah, köögis. Siis sain mingisuguse ateljee. Kuhu? Nõmmel üleval. Ühes vanas majas. Eks ma püüdsin teha siis, kui kõik magasid, aga eriti kolistada ei saa ju öösel, eks ole, haamriga ei tao. No ühesõnaga, jah, mingil määral ikka sai tehtud ja tegin palju ka autoritiraaži sellele Arsile. Nii et nad ostsid sinu käest nagu kujundisi sisse siis? Tähendab jah, alati oli ju võimalik Arsile pakkuda neid tootekavandeid. Igal kuul olid määratud mingisugused kunstinõukogu päevad, oli see siis 2 korda kuus või 1 kord, jah, neid oli vist tihemini 2 vähemalt. Ja siis ta selleks siis oli üleval mingisugune nimekiri, mida noh, nagu oodatakse. Kas seal mingi kuldsõrmuse mingid kavandid või mingid vormid või asjad, ühesõnaga mingisugune niisugune soov nimekiri oli üleval. Ja siis sa vaatasid, et tegid mingid kavandid ja esitasid kunstinõukogule. Ja kui kunstinõukogu selle heaks kiitis ja see nagu tootmisesse läks, siis sa said selle kavandamise eest väikese raha. Aga see oli ainult paberi peal kavandimine või pidi valmis ehted esitama? Ei, siis oli ainult paberi peal. Ja noh, lõpuks ma hakkasin väga palju tegema märkidele kavandeid. Nii et see märkide kavandamine, see algas jah siis ja noh, tänapäevani, eks ole, mis on igapäevatöö, märkide kavandamine ja nende tootmine. Esimene tööpäev, mille eest ma esimesena, kui ma läksin tööle ja hakkasin palka saama, oli siis, kui me tegime selle A-galerii 94. aastal. Siis olin ma 3 aastat A-galeriis müüja ja juhatuse esinaine ühes isikus. Ja siis oli veel üks teine müüja meil, Jaana Varki, kes praegu on suur disainer, Rõivaste disainer. Tema oli meil esimene müüja galeriis. Vot siis oli jah, esimene töökoht. Selle sa tegid siis kellele tellimiseks? Eks see on ka mingi autoritiraaži, mingi osa. Oma esimese, või tähendab näituse, millega ma tahtsin astuda Kunstnike Liidu liikmeks, siis pidi ju tegema näituse, eks ole. Ja vaat seal näitusel on mul just pool näitust olid karikad ja teine pool oli siis ehteid. Selle me tegime koos Heldur Pruuliga. Selle näitus tegime kahasse. Üks näitusi jah, tol ajal ju korraldati igasuguseid vabariiklikke näitusi ja tarbekunsti näitusi, siis nendest ikka sai ka enam-vähem ikka kõikidest osa võetud. See oli ainukene väljendusviis, eks ole, enda asjade näitamine. Jah.
Aga nüüd edasi siis, kui A-galerii loodi, siis sa hakkasidki seda juhatama, vedama, jõudsid oma töid ka teha selle kõrvalt? No ikka, eks ikka pidi ju müüma ka midagi, nii et müügiks sai ikka kogu aeg tehtud. Jah. Rasvase tööd on firma, kes teeb põhiliselt märke ja medaleid ja aumärke ja ühesõnaga vähesel määral ka ehteid. Ühesõnaga kõike, mida tellitakse, mida oskame teha, seda teeme metallist. Nii et jah, põhiline toodang ongi igasuguste rinnamärkide kujundamine ja tegemine ja kuna ma ise füüsiliselt kogu aeg ka teen neid, ükskõik siis mida ja samuti ka emailin. Nii et täiesti niisugused tiraažid, suured tiraažid, 100-200 märki ära emailida. Ma olen juba piisava virumuse saavutanud selle emailimisega. Ja teil on ju suured stantsid ka, et te kasutategi ju neid kohviaegseid stantse hobuse peas, eks ole? Jah, presse. Jah, pressidega siis saab pressvormide järgi need toorikud välja pressitud ja nii siis see edasi läheb. Aga mis on selline kõige suurem ja uhkem töö, mis sa leiad, mis sa seal oled teinud? Eks neid töid on igasuguseid. Mis mulle väga meeldib teha, on tõesti neid igasuguseid suuri ametikette. Ütleme linnapeadele või ülikooli rektoritele või organisatsioonide presidentidele, advokatuuri esimehele, teaduste akadeemia presidendile. Ühesõnaga, see on tõesti mul üks meelistöö. Ja need on suured ja uhked asjad, mida tellitakse. Ja ütleks, et sajandi tellimus, mis meil oli Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks, see on siis nüüd juba üle 10 aasta tagasi, eks ole, kui telliti meie vabariigi presidendile see ametikett kullast, siis pakkumine tehti tegelikult 3 firmale. Tavast, meie ja Miniplast. Ja kuna me teadsime kohe, et meil ei ole mõtet hakata üksteise kõrisid närima selle hinna tegemisel, eks ole, et me istume kohe koos maha ja teeme selle 3 peale ära. Ja ega võib-olla üksinda see firma ei olekski suutnud seda ülesannet täita, sest see aeg, mis meile anti, see oli katastroofiliselt väike, see oli 3 kuud praktiliselt. Me pidime 3 kuuga tegema selle valmis, kuna meil olid ees ainult luhteina kavand paberil ja mõned fotod, mida olid saanud teha tolleaegne kultuuriminister Signe Kivi, kui ta käis Moskvas, ja Peep Pillak, kes oli siis arhiivi juhataja, ja nendel õnnestus Moskvas seda originaalketti näha ja Peep Pillak tegi siis nendest mõned fotod. Nii et see oli ainuke materjal, mis meile anti, eks ole. Kusjuures seda originaalketti tehti samas Hobuse peamajas, samade tööriistade ja pressidega, mis on praegu meie käsutuses, eks ole, Joosep Kohvi ajal, tehti 1,5 aastat. Tingimustes, mis oli ette nähtud, oli meil antud teatud kogus kulda. Tähendab, tingimused nägid ette, et me peame selle keti valmis tegema 450 grammist kullast. Aga lõppkokkuvõte oli nii, et see kett kaalub natukene alla kilo. Ja oligi hetk juba nii, et juubeli kuupäev juba paistis. Meil oli pool töö tehtud, pool tööd tegemata, aga kulda ei olnud, eks ole. Ja hakkasime siis Riigikantseleilt seda kulda nagu juurde taotlema, mida alguses ei tahetud meil üldse anda. Öeldi, et tehke poole väiksem või? No selle peale jah, ütles tollane peaminister, andsime neile 500,000, tehku valmis. No siis me istusime maha ja mõtlesime nii, kas me siis tõesti nüüd hakkame ravelema ja omasid kulusid sinna alla matma, eks ole, või lööme selja sirgu ja ütleme, et kuulge, kujutage ette, teil on püksiriia ostetud, te lähete rätsepa juurde ja rätsep ütleb, et
vaadake, sellest riidest tuleb välja üks säär ja teist säärt ei tule. Ja nüüd on 2 võimalust. Kas jääte ilma püksata või ostate riiet juurde? No lõpuks siis osteti või anti meile summad, eraldati meile summad, millega me siis saime selle puuduva kulla nagu juurde osta ja töö nagu valmis teha. Aga siis me jagasime need ülesanded omavahel nagu ära, kes mille eest vastutab. Ja Ars-Vase tööd siis, tema ülesanne oli välja töötada need pressvormid, millega siis need ketilülid sai välja lüüa. Ja pressida siis need detailid välja, viimistleda nii palju, et anda siis edasi juba Tavastile, kelle ülesanne oli need lülid siis omavahel kokku joota. Ja seda tegi isiklikult Harri Tensik. Ja. Nii et tema on selles mõttes väga peene ja hea oskusega kullassepp. Ja kividega tegeles Pahel, jah. Tähendab, tema istutas kõik need briljandid ja need safiirid ja siis rubiinid. Rolf Pahel. Mitte Rolf, vaid see Kristo. Ja tema istutas kivid ja siis, kuna nüüd on juba aega nii palju läinud, et enam ei oskagi kõike nii täpselt siin meenutada, aga igal ühel oli oma ülesanne, millega ta siis pidi tegelema ja kivide muretsemine oli ka võrdlemisi raske, ei olnud kuskilt saada väga hea kvaliteediga kive, lõpuks midagi ikka saadi, aga kuna aega oli nii vähe, siis me ei saanud lõpmatult midagi kuskilt muretseda, me pidime lihtsalt antud hetkel leppima olukorraga, asjadega, mis on, eks ole, ja asja valmis tegema õigeks ajaks. Aga mis oli suur üllatus, see, et me alguses, kui meil oli see kavand nagu ees, eks ole, siis me eeldasime, et need detailid on ühepoolsed. Et see reljeef on ühepoolne ja tagumine pool on sile. Aga tänu sellele Peep Pillaku tehtud fotodele seal Moskvas oli ta kuidagi keeranud selle keti osaliselt tagurpidi ja me avastasime, et ta peab olema kahepoolne. Mõlemal pool on sama reljeef. Seest ühesõnaga täis. Aga me ise kaldusime arvama, et miks meile anti niisugune grammi hulk tegemiseks, et kas kuskilt on läbi käinud see ketikaal ja kui ta tõesti peaks sellene vastama, siis tähendab, et see originaalkett on võib-olla sees tühi, eks ole, aga meil on ta sees täis ja kui me oleks pidanud tegema sees tühi, me ei oleks selle ajaga seda asja. Selle peale ma ütleks, et see on meie erialal 100. tellimus, eks ole, ja lõpuks me ikka tegime ta kenasti valmis. Kõige raskem on välja mõelda näitusele pealkirja. Ja millest tuli see heureka? See tuli sellest, et alati, kui sa hakkad midagi tegema, ükskõik midagi välja mõtlema, siis minul on vähemalt nii, siis esimene hetk on nii, et mitte mingit head mõtet ei tule ja siis sa mõtled, issand jumal, kas see nüüd ongi siis kõik, mis ma siiamaani olen suutnud teha ja rohkem ei tule enam mitte midagi. Ja siis hakkad muidugi mõttetööga siis mängima, mida võiks teha ja minu meelest, kui sa lõpuks saavutad sellise hetke, et nii võikski teha, siis ongi heureka, eks ole. See on see rõõmus hüüatus, et jumal tänatud, ka seekord tuli asi välja. Ja nii oli ka nende asjadega, sest need antiikkorallid, mis mul seal on, need tõesti ootasid oma järge, ma ei tea, 3-4 aastat. Ma isegi hakkasin vahepeal mingit moodi neid tegema ja siis leidsin, ei, see ei ole õige tee. Lammutasin ära, ühesõnaga panin jälle kõrvale. Nii et selles mõttes on see näituse pealkiri jumala õige, et see heureka saabus mingil hetkel läbi pika nii-öelda mõttetöö. Mind inspireerib üks ilus kivi võib-olla.
mõni ilus materjal, mõni ilus inimene. Et ega seda ma ei oskagi nii täpselt öelda, see võib tulla täiesti ootamatult, mis inspireerib. Mõni ilus asi kuskil looduses või... Loodus on vist küll, see ju iga nädal käib looduses ju. Jah, seda küll, nii et ega seda inspiratsiooni asja ei teagi, millal ta peale tuleb ja mõnikord ei tule ta üldse peale. Ja see on see kõige raskem aeg. Aga kui ei tule peale, siis sa võtad materjali kätte, hakkad tegema, siis ta tuleb ise kasvab või kuidas see tööprotsess... Ma ei tee kunagi kavandit. Ei tee, võtad alati materjali? Võtan materjali ja hakkan tegema. Mõtled materjalis? Mõtlen materjalis. Noh, muidugi praegu paljud, nagu seal nende ehete puhulgi, osa detaile on niimoodi hästi peenelt välja saetud, eks ole. Need ma muidugi valmistan ette arvutis, eks ole. Aga niisugust üldkavandit ma üldse ei tee. Kujundusprogramm, jah, millega ma igapäevaselt pean hakkama saama, enam keegi pliiatsi ja kustukummiga ei tee, ei esita kavandeid. Kõik tuleb ju saata nüüd läbi interneti tellijale, eks ole, märgikavandid ja siuksed asjad. No selle ma pidin jah, tõesti ära õppima, aga ma ei ütleks, et ma nüüd 100% sellest programmist oskan teha. Ma oskan piisavalt, et ma oma asjadega hakkama saan. Aga ma mäletan, kui ma ikkagi ühe kursuse käisin läbi, paaripäevase kursuse, siis midagi ma ennem oskasin, kui ma sinna kursusel läksin. Esimene päev oli päris lihtne. Ma ühesõnaga tundsin, vot seda ma tean. Oi, õige, sain kinnitust, teen õigesti. Vaata järgmine päev läks asi juba nii keeruliseks, et mul oli täiesti laua taga siuke tunne. Nii, nüüd on 2 võimalust. Kas ma hakkan nutma või tõusen selg sirge ja lahkun uksest. Siis ma suutsingi kenest sinna paigale naelutada, eks ole. Ja tegin selle kursuse läbi, aga nagu seal öeldigi, et ega te ennem ei õpi, kui te ei hakka nüüd pusima, eks ole. Tuletate meelde teatud asjad ja hakkate oma ette pusima ja siis see asi kinnistub ja nii see oligi. Aga see oli jah jube tunne, kui sa leiad, et sa mitte midagi ei saa aru. Aega tuleb leida, ega selle ajaga on ka, kui sul firmas igapäevatöö on tihe ja pead tellimusi tegema, siis oma asjade tegemiseks sa pead ikka aega näpistama, õhtu hiljem või nädalavahetustel või nii see on. Aga kuidas, ütleme, kannatlikkus sinna asjasse puutub, et iga asi võtab nii palju aega, et kuidas sa seda, oled sa seda kannatlikkust õppinud või see aeg lihtsalt kulgeb nii, et sa ei pane seda tähele või? Tähendab, kannatlikkust on palju juurde tulnud. Ma mäletan, et alguses, kui ma ikka noorem olin, siis seda kannatlikkust oli ikka palju vähem ja sa tahtsid hirmus kiiresti need asjad valmis saada ja siis juhtus ka nii, et see kiirustamine nagu tasus kätte, asjad lihtsalt lagunesid ära mõnikord. Ja siis ma mõtlesin, kui tore, võiks olla keraamik. Savis saab nii ruttu need asjad kätte. Vastupidi. Muide, ma nüüd teen ka kõrvalt, käin keraamikat tegemas. Minu meelest see on veel hulle. Sa pead kõrvalt savist valmis tegema, siis peab ta sul kuivama, ma ei tea, mitu päeva või nädala otsa. Siis peab ta eelpõletuse tegema, enne kui sa saad teda glasuuritud. See on veel õudsam, ühesõnaga pikem protsess. Aga see on jälle midagi muud, sest mõnikord see metalli tegemine on nii ära tüüdanud, seda on nii palju tehtud. Ja tahaks nagu midagi muud teha kõrvalt, sellepärast ma otsin nagu muid tegemisi. Seal maal on mul hea teha kõiksugu asju. Kui tuleb tahtmine, siis maalida, kui tuleb tahtmine, teen keraamikat, eks ole. Ja tahad midagi muud teha, aga tegelikult ma olen niisugune inimene, kes kogu aeg peab midagi tegema. Kogu aeg, nagu ma ise naljaga ütlen, et kogu aeg ma tahan luua materiaalseid väärtusi. Ma ei suuda istuda niisama käed rüppes. Ei ole kõik teostatav. Ma ei tunne paljusid tehnikaid, näiteks valutehnikat ma ei tunne üldse. Ma ei ole seda kunagi teinud.
ma tean, et noored praegu ainult sellega põhiliselt tegelevadki, eks ole. Minu jaoks on see täiesti, noh, kui ma võtaks kätte, loomulikult õpiks ära ja teeks. Aga kuna ma ei ole jah seda kunagi teinud oma asjade juures, mul ei ole seda tehnikat nagu vaja läinud. Nii et ei, see ei ole nii, et kõik on teostatav. Ainult oma oskuste piires. Aga muidu ma mõtlen metall sinu jaoks kõik, mis sa teed, et sa tead, et sa saad hakkama. Et see on nii kuidagi une pealt tuleb sul need välja, mis jah, selles mõttes küll, eks siis jah, see on, mõtlen, täiesti omane materjal. Aga kas on metallis midagi sellist, mis muidu ei ole teostatav, mis jääbki ainult idee tasandile või arvad sa, et kui kõik tehnoloogiat arvesse võtta, on kõik maailmas teostatavad? Ma ei oska nüüd öelda. No lõpuks, kui inimene tunneb antud tehnoloogiat, millega see asi teostada, siis on muidugi kõik on, lõppkokkuvõttes on kõik asjad ju teostatavad. Vaata, mis maailmas tehakse, eks ole. Oleneb ainult tegijast. Nii et tehakse ju imeasju ju. Aga no minu puhul muidugi, miks ma jään ikka oma võimete piiridesse. Noh, käekiri. No, eks ma olen alati tegelikult pidanud niisugusest klassikalisemast asjast. Ja minu asjad ilmselt ka on rohkem niisugused klassikamised. Aga kui ma mõtlen, siis tegelikult on muutunud küll. Noorest peast olin ma väga geomeetriline. Mulle meeldisid ainult geomeetrilised kujundid ja ma mõtlesin, ma ei tee iial ühtegi lille. Ja nüüd andke aga kätte, teeks küll lille. Nii et jah, kindlasti olen ma muutunud pehmemaks, natuke naiselikumaks võib-olla, isegi mu sõbrannad ütlesid mu viimasel näitusel, mis mul oli seal seifis paar aastat tagasi, et Ene on muutunud kuidagi naiselikumaks. Noh, ütleme oma ehetes, eks ole. Ja selles suhtes ma leian küll, et ma olen muutunud, jah. Vaata, Liinel Linnaks kunagi ütles mulle, kui sa tunned asja vaadates, et sul tekib niisugune magus tunne, no niisugune õige magus tunne, vot siis on asi nagu õige. Aga kui sul asja vaadates ei teki midagi, ei teki niisugust, ma ei oskagi võib-olla seda paremini seletada, see on tõesti niisugune, mis tekib siia lõualuu taha, niisugune hea tunne. Oi, kui huvitav. Ja, vot siis on asi nagu õige. Aga kui seda ei teki, siis andekus, mis ta on? Minu meelest on andekus, nagu öeldakse, et mingi protsent andekust, aga sama palju või rohkem on tööd, eks ole. Nii et mina ütleks, minu puhul on see tööpool nagu tähtsam. Ma ei ole nii andekas. Aga ma pean ütlema, et ma olen tõesti väga töökas, kui ennast kiitma hakata. Nii et minu puhul see töökuse pool kaalub üle. Aga mis sa arvad, mis ehe inimesele üldse annab? Miks ehteid on vaja? No, inimene on ju aegadesse tahtnud ennast kaunistada. Olgu see siis kas mingi luutükikesega või mingi väärismetalli või kiviga. No ma arvan, et põhiline ongi see, et inimene tahab olla ilus. Ja näiteks minu ehete puhul ka küsitakse, keegi küsib, miks sa neid üldse teed. No ma ütleks selle peale, et ma tahan luua ilusaid asju. Ma ei taha oma ehtega võidelda mingi asja vastu või poolt, eks ole. Ma ei väljenda selles oma ehtes mingisugust maailmavalu. Ma lihtsalt tahan teha ilusaid asju, mis kaunistab inimest ja kas või ennast, sest ise ma samuti armastan kanda ehteid. Ja ka hea meelega oma kolleegide ehteid näiteks, kui mul on võimalus neid hankida või saada. Nii et ilu. Kas see ehe on rituaalne? Võib olla rituaalne, kindlasti. See on inimese enda sisetunde küsimus.
kas ta on rituaalne, kas ta näeb selles mingit võimu või rituaali. Nii et võib-olla. Mis on sinu kõige tähenduslikumad ehted sinu ehtekogus? Mis sinu ehtekogu sisaldab? Minu ehtekogu sisaldab ilusat valget filigraani, mida ma arvastan või viimastel aastatel olen hakanud nagu kollektsioneerima. Aha. Nii et see on niisugune ilus klassikaline tehnika, mida praegu väga vähe nagu viljeletakse. Ja see asi, sai siin mõned aastad tagasi ühest esimesest väiksest prossikesest. Ja nüüd ma olen siis tasapisi ja vastavalt võimalustele siis neid nagu juurde muretsenud, kas siis ostnud antiigist või ostast või kuskilt ja ise neid korda teinud ja võiks olla igal inimesel üks niisugune väike kollektsioneerimise objekt. See on ju väga kena. Püha. No, sa esitad niisuguseid raskeid küsimusi. Püha minu meelest on inimese hingerahu. Ükskõik, mil moel ta seda siis endale leiab. Ja kui seda hingerahu keegi püüab rikkuda või sinna sisse sõita, siis see teeb natuke tigedaks. Ja, kui inimesel on hingerahu, siis on paljud asjad võimalikud, mis võib-olla esialgsel vaatlusel tunduvad kättesaamatud või mõeldamatud. Jah, eks mul on kindlasti piisav auahnust, selles ma ei kahtle, aga mingisugust niisugust erilist ambitsiooni, et ma nüüd tahan kuskile jõuda. No kuulge, kui ma nüüd kuskile olen jõudnud, siis ma olen juba jõudnud, sest ega palju sa siis ikka võtad juba vanusepiir lööb ka sellele lõpuks ette, eks ole. Et kaua sa siis ikka püüad kuhugi jõuda. Nii et ma arvan, et ma võiks ikkagi endaga rahul olla. Kõik, mis ma siiamaani olen teinud, on siis välja kukkunud siis nii hästi, kui on ja ma usun, et võib-olla mõni inimene veab natuke lugu ka must. Nii et vähemalt tahaks loota. Ja muidugi suur rõõm on oma lastelastest. Neid on mul 5 tükki ja nad on tõesti väga toredad ja kellest ammutad energiat ja kes teevad sulle ikka nii suurt rõõmu, et ma arvan, et see on ka üks saavutus elus, milleni on nagu jõutud, mis on õnne saladus. No ma juba ütlesin, hingerahu. Hingerahu ongi. Jah, hingerahu. Kui sa selle oled leidnud, siis on kõik korras. Kas sina oled selle leidnud? Ma arvan, et olen. Jah. Nimi on tal passis ungaripärane Gögös, aga me hüüame teda Göksiks. Ja temaga oli siuke lugu, et minu poeg, kes oli ühel suvel nüüd juba 10 aastat tagasi, mootorrattaga Euroopas ringi sõitmas, siis ühel hetkel mootorratas ütles ülesse ja nad tõmbasid siis tee kõrvale, ühe kiirtee kõrvale, panid telgi ülesse ja jäid ootama järeltulevat sõpra, kes siis pidi Tallinnast võtma auto ja järelkäru, et neile mootorrattaga või tähendab, et neile sinna järele tulla ja siis saab mootorratta järelkäruga ära viia. Ja sinna oligi jäetud maha see koer. Ta oli seal juba tükk aega olnud, must, näljane, kole. Ja siis nad seal sõbrunesid, andsid talle süüa ja juua ja lõpuks siis, kui sõber autoga Tallinnast neile kohale jõudis, hüppas koer
autosse niisuguse näoga, et mina enam siit ühesõnaga ära ei lähe või tähendab, mina enam siia ei jää, tulen kaasa. Ja nii ta tuli.